täna on laupäev, 30. juuni. Kell on 7:42 hommikul. Ja ma hakkan vaikselt ära väsima nendest varajastest tõusmisest ikka veel suvel. Ma olen nii väsinud. Täna lähen ma Riiga koos Jutšikidega ja Aiviga ja paljud teised tulevad ka, aga põhimõtteliselt nagu lähen Jutšikidega. Me läheme teist aastat järjest NYX Face Awardsi finaali vaatama. Mul on eelmist aastas ka vlog alles, mida ma vlogsin sellel ajal. Ning et jaa. Ma kuulan seda Sky Plussi või nagu raadiot ja nad räägivad mingist purjussiilist mulle laupäeva hommikul kell 9. Ja see on mul kõige suurem pet peeve, kui raadiojaamad lasevad nagu juttu. Nagu mitte keegi ei pane raadiot tööle, okei, võib-olla mingid vanad inimesed, kes tahavad juttu kuulata. Nagu kui sa tundsid kuulata, siis pane see podcast telefonis tööle, mis uudiseid laseb. Aga ma rääst pane raadio tööle, et muusikat kuulata. See on mu kõige suurem pet peeve. Alati kui missi kommikuti kool ma lihtsalt vahetan raadioid nagu lihtsalt, et kuskilt muusikat kuulata, mitte seda juttu, nad veel vara hommikul lasevad, nagu ma tõesti ei soovi seda hommikul kuulata, eks ole. Aga kell on 9:07, meil on 9:20 kogunemine ja me vist hakkame kohale jõudma, aga täpselt ei tea, see on kuskil mingi merepuiestel. Mis veel on ju? Kogu Tanakoni draama on reaalselt nii huvitav. Mul on nagu nii palju selle kohta öelda, ma võib-olla hiljem Sidniga, ma tean, et Sidni on kursis sellega, nagu küsin tema arvamust ja arutame, aga ma olin eile reaalselt... Kuhu ma nüüd lähen? Ma ütleks sulle, kui ma teaksin. Ei, siit läheb Postimajja, ikka siia vist. Ma lähen siia, vaatame, mis saab. Mu emme on siukene läks inimene, et neid teid, mida ta teab, ta sõidab nagu alati. Ta on alati nõus mind ära viima, kui on siuke tuttav, tore, sõbralik, turvaline tee. Kui see on 2 meetrit kuskile, kus ta pole varem käinud või kus ta viimase 6 aja jooksul pole käinud, siis ta on triggered. Ja ma ütlesin, et palun nagu vii mind sinna merepuiestele ära, et see on reaalselt Viru ringilt kohe keerata, nagu ta isegi teab, kus see on. Aga ta keeldub Viru ringi peal sõitmast, sest ta ajab see nii närvi. Nagu isegi kui see on nagu seal lähedal, siis on okei. Aga kohe, kui ta peab Viru nagu ringi peale minema, siis ta on triggered ja ta pole nõus. Ma ei saa sellest loogikast aru ja pole kunagi saanud. Kell on nüüd vahepeal veidikene rohkem saanud ja me oleme omadega lausa Pärnusse jõudnud. Ja siis me tegime pausi ja me tahtsime süüa osta, eks ole. Ja siis ma lähengi R-kioski. Olen nagu harjunud, et okei, R-kiosk, basic toit, mida iganes. Ja otsisin ülikaua midagi nagu slightly tervislikumat R-kioskist, eks ole. Ja siis lambist leidsin siukest asja. Röstpeedi hummus, kus jahuvaba seemne näki leivaga. Ja see Mitte sa ei leidnud, vaid mina saan. Okei, Aivi leidis selle, okei. Ja siin on siukene peedi hummus ja näki leib. Ja me tahtsime Sidniga, või no mina tahtsin Sidnile jääd midagi muud üle, et me teeme testi sellele ja vaatame, kas see on tõesti hea. See on vegan ka nii kätt. Mukbang beach. Reisab endas huu. Võtab nagu peet. Ma pole peedi vastu midagi, teine variant oli tomat. Aga peedi hummus mulle maitseb. See on hea. Minu meelest see on hea, see pole halb. Mulle see leib väga ei maitseb, see on niuke imelik. Katsu ka maitsta, Aivi? Maitsuke. Viktoria Essana, mis sa arvad? Minu arvates on väga hea, see meenutab mulle nagu mingi suitsu või rebitud liha barbecue nagu järel maitse. Okei, väga huvitav. Nii, Aivi? Mul on see hummus, ma olen seda juba varem ka söönud, aga see näki leib kuidagi annab ka veel sellele hästi mõnusa lisa nüansi juurde. Minu meelest ka. Diana, mis sa arvad? Mida algus oli imelik, aga pärast oli ka käib ka. Sa ütles alguses, et miks te nagu sööte seda? See on hea, see on tervislik, jahuvaba. Mulle maitseb see. Ma olen nii õnnelik, et ma tervislik olen. Vegan ja jahuvaba, nagu mis sulle ei maitse. Ma ei tea, hummus üldiselt ei ole mu kõige lemmikum asi. Mul on. See on nagu, mul väga nälg on siin söön, aga mul ei ole hästi väga nälg. Mina praegu. Kas te saate aru, et me olime hakanud just sõitsma, on ju, just oli mingi, saab magada, on ju. Ja siis jääme jälle seisma ja siis Aivi on mingi, pooletunnine paus. Miks? Ma hästi ei saa aru, miks see vajalik hetkel on. Sa olid nii annoid minuga, mul on tunne. Sini, mis sa aru, kui me suga koos elaks? Mis sellest Jutšikide majast sai? Kuule, mis Jutšikide reality show saab? Kui see ei häpeni, siis ma lahkun. Saate aru, ma jõudsin just üksinda meie tuppa, kõik teised tulid järgmise liftiga ja ma mahtusin üksinda, ma näitan teile ruttu, enne kui keegi teine saab teile näitab. Ja see on nii ilus tuba, siin on nii palju ruumi. Astud sisse, on ju, siin on suur kahekohaline, siis siin on NYX-i poolt õhupallid ja mingid goodiebagid, ma ei ole veel jõudnud nagu sisse vaadata ega midagi. Siis siin on laud ja siin on veel 2 voodid ja peegel. Oh my god, see vannituba on ka räigelt, nagu räigelt palju ruumi on siin. No, ma olen reaalselt nii happy, mul on tunne, et siin võiks magada Sidni, Viki, siis ma võiks seal üksinda magada, see oleks
perfu. Mukbang time, bitches! Nad tellisid keegi mingit ülihealthit, aga kuna mina ületasin oma healthy piiri täna hommikul näita hummust süües juba täielikult, siis ma lubasin endale midagi teist. Kuulge, siin on nii vähe ruumi, ma olen närvis. Siis väärata. Ei ole jah. See, miks? See on nagu mingi mängu oma. Mingi oranž ja. Miks te seda mulle ütlete enne, kui ma sööma hakkan? Nagu miks, kui ma oleks sulle enne sööki mingi Aivi, su toit ei ole üldse isu äratav. Ma olen mind küll ei kotiks. Nii hea näeb välja. No mind kotib siuke asi. Siin on rõvedalt tomatit. Okei, kui siin tomatit on, siis ma ei söö seda. Tomatipasta. See siin on päris tomati inimesed. Siin on suured tomatitükid. Ma vist hakkan oksale. Ma näitasin, et mälukaarte olid veel Budapesti vlogi materjalid. Kustutan kõik ära 5 päeva materjali ja ta näitab ikka, kui mälukaart on täis. Siis tuli välja, et ma olin 4K-s filminud neid klippe. Ma ei tea, kuidas see 4K-s ja peale oli läinud, äkki Bright oli nagu pand enne mind, kui ta filmis tema kaamera. Igatahes nüüd me tegime tühjaks, formatisime ära, et näidata, aga ma olin nii näljane, et ma see... Kook tuli peale. Toredad inimesed on nii rõõmsad. Ma otsin mingi hea vlogimiskoha. Ma ei taha väga nagu inimeste juures olekul vlogida, sest ma ei ole vlogger. Mina ja Maria proovime oma nägu toppida hästi mitme inimese vlogidesse ja siis ma mõtlesin, et ma tulen siia vlogi ka, et lihtsalt nagu veel rohkem relevantsust saada, sest mul on selle relevantsusega natuke probleeme hetkel. Ma ei oska ausalt midagi öelda, ma vihkan, kui keegi mingi teeb takeoverit nagu followge mind, aga nagu suva te ei pea followma. Aga ja, ma lihtsalt tahtsin nagu oma nägu siia vlogi pannast, miks mitte. Mulle isegi täitsa meeldib mu meigipoisikene täna. Minu NYX Face Awardsi look on nüüd valmis. Ma teen teile, ma teen mingi quick montaaži, kus ma teile oma looki näitan. Oodake. Ma tegelikult üldse ei viitsi täna fancy olla. Ma olen praegu see mood, kus ma üldse ei viitsi ennast valmis panna. Ma parema meelega lihtsalt istus kodus normaalselt nagu. Aga Face Awards on siuke asi, kuhu sa nagu kinda pead ennast valmis panema. Sa ei saa väga ilma meigita kohale ilmuda. Nii, update, kell on nüüd veidikene hiljem täpselt ja ma olen siin koos Liinaga. Ja Liina tuled on ju, vaatan kaamera käes, olen mingi Liina-Marti vlog veel on ja siis on mingi, et ma kuulsin kuskilt sa vlogid oma kanali jaoks. Ma mingi päriselt ka, ma mäletan, kui sa kunagi ammu ütlesid, et sa hakkad tegema ja sul vist praegusel hetkel ei ole seda veel, aga sa teed selleks, kui sa vlog üleval on. Mis tüüpi videoid sa tahad hakata sinna tegema? Tegem beauty stuffi. Ja ma just mõtlesin, vaata, sest Marti ja Liina kanalile te juba vlogite, vaata, siis ma olingi nagu, et sa hakka sinna nagu kogu aeg vlogima, et mis järk on, aga beauty stuff on mega nagu. Mul 11 videoideed praegu kirjas. Nii palju isegi, mul pole kunagi elus vist nii palju videoideed korraga olnud. Ma olen nii kaua planeerinud seda nagu. Issand jumal, see on nii lahe. Kahel ka 100 aastat, ma olen jumala kardan selle pärast. Päriselt või? Ära karda, ära üldse karda, ausalt ka. Ja siis infonupul ja all descriptionis on Liina uus kanal. Kas sellel tuleb mingi lahe nimi ka või see on lihtsalt mingi? Ma arvan, et Liina midagi siukest. Ja midagi basic. Also selle ürituse kohta me oleme veits teises kohas kui eelmine aasta. See on siukene, siin on see nunnu siukene sildikene ja siis siin on mingi sisseminek. Oranga siin, et tal on nii nunnu kleit ja outfit. Kõik said endale need ilusad, näite Viki enda, need mustad nagu käeasjad, nagu siukesed. Ja ma saan punase, ma mõtlesin, miks Viki mingi, et sa oled alakas. Kas see on kokteilid ja asjad on baar nagu? Kada love my 15-aastase elu lihtsalt. Juhu! Ma annan teile teada, et mu uus ting vlogides on mukbangide kõike. Mukbang bitches! Ma teen food review teile väga fast, enne kui ma copyrighti saan. See on mingi šokolaadivaht või asi ja see maitseb täpselt nagu üks kindel šokolaadipuding ja see on reaalselt nii hea. Mulle väga ei meeldi piimašokolaadiga asjad ja ma olen neid juba 3 tükki söönud, seega ma arvan, et see ütleb küll midagi. Sellepärast ma ühes asja, seal on kõik otsas lihtsalt. The winner is Amuna Davies 2017. So the winner is Maria! Please welcome Maria! Give it up for Maria! Me oleme nüüd
tagasi hotelli jõudnud ja arvatavasti, kui te vaatate ükskõik kelle teise vlogi, siis te saate nagu mingi ülipõhjaliku overview sellest giftbagist ja ma mõtlesin, Planeet Viki! ja Viki teeb raudselt mingi ülipõhjaliku. Ja ma mõtlesin, ma olen teile kõige kiirem ülevaade sellest üldse, ehk ütlen nagu iga asja kohta lihtsalt, mis asi see on ja nagu ühe sõna ja siis panen edasi, editin need ülikiiresti. Esiteks roosa juuksevärv, kollane juuksevärv, šampoon ja balsam, NYX Professional Makeup Pop Socket, lambist Red Bull. Ma tegelikult ei joo energiajooke, ma mõtlesin, ma täna joon selle ära, et nagu ärkvel püsida, aga samas nagu siuksed alati keeravad mul näonaha pekki ja ma olen Red Bulli joonud nagu üliharva. Aga ma muidu ei joo lihtsalt sellepärast, et nagu mulle ei maitse selle maitse, mulle ei maitse Red Bulli maitse ja kõik teised energiajoogid, isegi kui nad mõjuvad, siis nad keeravad selle võrra mu näonaha pekki, nii et ma tegelikult ei joo. Kõik väikesed, ärge jooge Red Bulli. Süka roosakas oranžikas huulepulk, sama tooni huulelainer, NYXi ripsmeduš, NYXi kontuuripalett ning viimaseks mingisugune Matrixi raamat, ma ei oska selle kohta midagi öelda. Ja see ongi kõik, mis siis selle aasta Face Awardsi giftbagis oli. Ma tean, et ma teile just ütlesin, et ma joo Red Bulli ja ma just ütlesin, et ärge te jooge. Ma siiani standin selle eest, et ärge... Sa just ütlesid, see Red Bull kuulub mulle. Ma tean! Ma tajusin seda, et ma hakkan nii ära väsima, nagu ma hakkan ära surema mentaalselt, et ma pean nagu kuidagi ennast ärkvel hoidma, eriti kui me tahame nii palju videot filmida. Mul on fun fact Red Bulli kohta, minu meelest see maitseb nagu Panadol. Täpselt nagu see köharohi. Panadol, täpselt, Panadol. Ma teen teile live footage'i, kuidas mina lihtsalt room service, siis ei räägi inglise keeles, see väga kringe. Hello, good evening. I was wondering if we could get some paper or sticky notes like to write on. Mida? What? Excuse me? No to write on. No pizza. Like, do you have some kind of paper to write on, like as post-it notes or sticky notes or just plain white paper to write on with a pen? What? No pen, only paper. Yes. Okay, thank you, yes. Ta ütles, et me tuleme minema kööki vaatama. Ma ütlesin, et kõik aru. Ma olin nagu, et paper, ta mingi like for pizza. Write on. We need something to write on. No paper. Like 2 or 3 is enough. 4. Yes, thank you. Ta mingi, okay, so I'm back. What kind of paper do you want? Like paprika? See on põhjus, miks ma ei helista room service'isse. On 1.27, Diana läks just oma tuppa tagasi ja kokkuvõttes meil planeeritud filmida 3 või 4 videot ja me filmisime ainult 1. Ma olen reaalselt nii väsinud, nagu ma jõin seda Red Bulli ja siis mul tekkisid, et samad on nagu energiahood, aga samas ma olen üleüldiselt nii väsinud, et see lihtsalt nagu üldisemas võtmes ei mõjunud mulle väga. Ja liigume edasi nüüd hommikusse. Tere hommikust, kell on 9.55 ja arvake ära, kes magas selles suures 2 inimeste voodis täiesti üksinda. Mul oli nii hea uni, mul oli nii tore magada, pluss me saime nii hilja üles ärgata, nagu kõik on praegu väga hästi. Tere hommikust, Viki! Kui hästi teie täna öösel magasite? Super hästi, ma ei ärganud kordagi üles, ma ei vaadanud kordagi külge, ma ei näinud ühtegi mingit tovet tule nagu väga sügavalt, vaid oleks võinud rohkem magada. Tõsi. Ja Sydney? Ei tõesti. Olen vahepeal Tallinnasse jõudnud ja ma olen olnud nii väsinud ja ma tahtsin üliproduktiivne olla monteerida, aga mu süda on nii paha, nagu ma ei saa vaadata nagu arvutit kuidagi, ma ei tea. Muidu mul alati see probleem on, aga vahepeal see kadus ära ja nüüd tuli jälle tagasi, ma ei kujuta miks. Nii magab. Magabki nüüd, mu paps mul järgi ja ma saan üks koju minna, ma võib-olla üritan täna trenni ka jõuda, et tänane päev päris raisku ei läheks. Update'in teid, kui olen tagasi koju jõudnud. Update nüüd on kätte jõudnud õhtu ja ma käisin üksinda jõuksis, nagu ma teile rääkisin ja siis Anna tuli minuga, me vaatasime Midnight Sun'i ja ühesõnaga, see on mu vlogi outro. Ma hakkangi seda nüüd kohe monteerima teile. Ja kui teha, kui teile meeldis, ärge unustage seda vlogi likeida, me oleme viimase 3 või 2 vlogiga saanud trendingusse ning et thank you guys ja subscribe'ige mu kanalile ja näeme teiega juba järgmises videos või vlogis. Ciao!